head vaatajad tagasi vaatama saadet Raudsaare dialoogid ja mul on täna külas siin üks väga eriline mees, keda ma juba ammu tahtsin kutsuda, aga nüüd on täiendav põhjus, et teda kutsuda stuudiosse, kuna Postimehe vahel on hakanud ilmuma lisaleht Trinokkel. Tere, semiootik ja Trinokli peatoimetaja Mihkel Kunnus. Tere. Ja mul on siin ka esimene eksemplar kaasas, ilmus laupäeval 5. aprillil ja ma saan aru, et iga kuu viimasel laupäeval ta hakkabki ilmuma Postimehe vahel. Nii et ma näitan paberversiooni, loomulikult on ka veebis, nagu uue ajastu kohane on ka veebis see olemas, aga niisugune näeb ta välja paberina. Ja Piret Räni tegi siia väga ilusa pildi, ma soovitan seda pilti lähemalt vaadata. Sattus natuke liiga lähedale munade pühadele võib-olla, aga tegelikult siin on planetaarsed piirid ja muud siukesed märgid ja need on sees ära seletatud, miks ta selline on. No kuna me tunneme pikka aega, siis oleks minust väga imelik hakata täietama, aga seetõttu ma siis sinatan ja ütlen, et ka Postimehe lugejatele on Mihkel Kunnus teada-tuntud meie Fookuse kaasautorina ja peale selle oled sa ju ka semiootik, nii et kindlasti me räägime ka natukene semiootikast. Ja nüüd mõtlesingi, et küsin alustuseks Trinokkel. Ilmselt semiootikul on siin mingisugune kaval mõte, miks just Trinokkel. Mulle tuleb meelde monokkel, mis oli inglise härrasmeestel üks silm, klaas silm. Üks on kindlasti liiga vähe, binokkel on juba parem, kõvasti arenenum kui monokkel. Trinokkel on siis midagi veel ja kusjuures täpselt midagi veel, sest me ei tea ise ka, mida ta veel on. Ta jätabki niisuguse lahti selle asja, sest me ei tea. See, mida me siin Trinoklis teha üritame, on me üritame vaadata võimalikult kainelt tulevikku. Võimalikult kainelt tulevikku, niisugustest igasugusest soovmõtlemisest vabana. Aga kuna me elame väga pöördelistel, ärevatel ja isegi murrangulistel aegadel, siis arusaadavalt me ei saa kuigi hästi õnnestuda oma projektis, sest me ei tea, mida ette tuleb. Et näiteks ma seal alguses ka ütlen, et kui võtta viimased 5 aastat, huvi pärast võiks isegi me vaadata kuskil netis tagasi või et millised on olnud meie prognoosid. 5 aastat tagasi ma mäletan, üsna täpselt juhtus koroonakriis ja ma mäletan väga hästi seda tunnet, kui ma see esimest korda sain teada, et Tartu Ülikool pannakse kinni ja see tundus nagu nii uskumatu, nii pöörane. No mitte lõplikult siis. Ja, et Tartu Ülikool nagu õppetöö katkestatakse ja õpilasi lasta sisse. Sihukasi on praegu võimalik. Aga see oli alles algus, eks, pärast pandi kõik kinni, kaubanduskeskused, maskid tulid. Ja siis, eks, see ärevusvoon oli ju tohutu, igasugune see sabimine, käitumine, tundus nagu elaksime mingis halvas unenäos. Hakkasime sellega harjuma, siis oli Vene rünnak, täiemahuline sissetung Ukrainasse, mis tundus ju ka täiesti jabur, 21. sihukene barbaarne sõda, tankidega, lai rinne, nagu täiesti jabur, eks ju. Küüniline öelda, mingis mõttes hakkasime võib-olla sellega harjuma, et selline maailm on võimalus. Ja siis tuli Trump oma viguritega. Pollid siia, sinna, börs, kogu aeg käib mingi hullumaja, eks ju, kogu aeg käib mingi hullumaja. Ja loomulikult ei saagi niimoodi väga selgelt ette vaadata, aga mingid asjad on ikkagi isikust väga kindlad. Näiteks demograafilised piirid, demograafilised trendid, eks ju, kui nüüd eelmine kuu oli jälle uus negatiivne rekord Eestis, 662 last ainult, eks ju. See ju rullub lahti siin veel meil 70 aastat. No ma kindlasti pereasjast ei taha rääkida, aga ma lihtsalt remargina ütlen seda, et mulle sageli heidetakse ette, et mis sa räägid lastest, palju sul neid endal on, mõned ikka on, eks ole, aga sinul on neid 3. Jah. Nii et sul ei ole võimalik midagi ette heita ka selle koha pealt ja nüüd, kui me tuleme selle Trinokli teema juurde tagasi, siis minu meelest on hästi selline oluline, et me saame rääkida kõikidest teemadest, kõikidest probleemidest siin vergudel ilma sellise sügava ideoloogilise kiiksuta, et kas me nüüd saame või kas me tohime. See kipub kuidagi tulema, kui ma vaatan arutelusid, kas või sotsiaalmeedias, siis kui keegi ütleb midagi, mis erineb sellisest ühe seltskonna arusaamast, siis ta kohe tehakse aklihaks. Jaa, see on väga, väga õudne ja see tõepoolest on niimoodi. Me üritame siin nagu hästi teadlikult sellest hoiduda. Teeme meeleparandust paastu, mis iganes, eks ju, sellest, et lahti saada, sest kipub olema, et tõepoolest väga neutraalsetele, empiirilistele teemadele, juba nendele niimoodi, et ta muutub identiteedi osaks. Ja kusjuures nüüd, kui ma võtan niisuguse semiootiku korraks positsiooni, siis on, seda on täheldatud juba ammu, et kui mingi väide muutub identiteedi tunnuseks, siis tema tõeväärtus muutub sekundaarseks. Eks ju, et kui
kui meie oleme see inimene või selle grupi osa, kes eitab inimtekkelisi kliimamuutusi, eks ju, siis ükski fakt seda ei kõiguta, sest identiteet on tähtsam. Või osad, kes eiravad või eitavad mingid demograafilisi trende, eks ju, et see pole meie partei teema ja me eitame lihtsalt seda, selle probleemi olemasolu. See on väga traagiline, aga ta on niimoodi läinud sellel ärevuse ajastul. Et tõe väärtus muutub teisejärgulisuseks identiteedi väärtuse kõrval. No sa mainisid juba semiootikat. Oled lõpetanud 2010 Nõo reaalgümnaasiumi ja 2010 siis Tartu Ülikooli semiootika ja kulturoloogia alal. Ja need kaks asja tunduvad olevat ju esmapilgul natuke erinevad. Et nüüd reaalteadused ja siis semiootika ja kirjandusteadused, et enamasti öeldakse, et see, kes on humanitaar, ega tema matemaatikat ei oska ja vastupidi. Kipub nii olema ja ma olin ise ka väga lõhestunud isiksus selles mõttes, et kui ma alguses läksin ülikooli, mind lausa kutsuti sinna, siis ma läksin keemiat õppima, keskendusin orgaanilise sünteesil, õppisin seda 5 aastat. See olid kogu aeg mingid reformid ja ma sain tasuta üle minna, läksin semiootikat õppima. Ja ma teeks kohe siin ka sellised täpsustused, et semiootikas on kaks üsna erinevat koolkonda. Et üks on siuke kultuurisemiotilisem Juri Lotmani koolkond ja teine on siuke bio- ja ökosemiotilisem, kus Kalevi Kull on siuke suur tegija ja mina isiklikult olin nagu Kalevi Kulli jünger, ütleme. Milles nende erinevus seisneb? Ütleme, Lotmanit ma olen päris palju lugenud, aga Kulli mitte nii palju. See, millele keskendutakse, sest Juri Lotman oli hariduselt vene filoloog ja tema tegeles kultuurivallaga. Tema on nagu üks Tartu-Moskva koolkonna kultuurisemiotika üks alusepanijatest. Ja ta räägib hästi põhjalikult kultuurist, aga biosemiotika on sündinud siis tähelepanekust, et semiootilised protsessid pole mitte omased ainult inimesele, vaid on elu universaalne omadus. Peaaegu võib-olla isegi defineeriv omadus. Ja see läheb, siin on ka kusjuures Eesti koha traditsioonid väga sügavad. Sinna, Karl Ernst von Baer juba oli siuke, ütleme, väga avara pilguga bioloog ja teine oli Jakob von Üksküll, üks baltisakslane, kelle kohta võiks öelda, et ta tegi või laiendas Kanti filosoofia kogu elusloodusele. Eks ju, Kantil on ju see, et eks ju ting an sich või asi iseenesest on kättesaamatu, see on kuidagi vahendatud, meeltelt vaheldatud ja nii edasi ja Jakob von Üksküll laiendas selle kõigile liikidele ja siit tulevad sisse need omapärased asjad, et inimliigil on see asi iseenesest vahendatud ühtmoodi, järelikult teistel liikidel hoopis teistmoodi, nahkhiire maailmapilt ehk oma ilm on hoopis teistsugune kui inimesel, sest tema kuuleb objekte, ajad on erinevad, aeg on hoopis erinev kui inimesel ja nii edasi. Nii et ka loodus, elusolendid, mitte ainult inimene vaatavad sümboleid selle pilguga või märke õigemini selle pilguga, et need midagi sümboliseerivad. Tajuvad maailma märkide vahendusel, kõige fundamentaalsemal tasandil, tajuvad maailma märkide vahendusel, võiks nii öelda. Ja selles mõttes on semioos eluga. Ja nüüd Trinokkel üritabki seda taju meie jaoks, kes me oleme ikkagi inimesed, laiendada. Et me saaksime võib-olla natukene ka aru, nii nagu loomad aru saavad asjadest. Kas ma saan õigesti aru? Me proovime olla siiski inimkeelsed ja kunstilisele tasemele me ei lähe, aga küll me oleme biosfääri kesksed mingis mõttes. Selles mõttes me oleme hästi maised. Me üritame kirjeldada inimese olukorda biosfääris. Ja millised on niisugused makrotrendid biosfääris, sest on teada, et on erinevad planetaarsed piirid, kõige suurem, kõige moekam, kõige parema mainekujundusmeeskonnaga on süsinikuringe, mille avamine on kaasa toonud kliimamuutused, räägitakse süsihappegaasist väga palju söögi alla, söögi peale. Aga see on ainult üks tahk, eks ju. Selles mõttes, et inimese arvukus on tohutult kasvanud, ta kasutab palju rohkem energiat. Ja see avaintervjuu, mis on siin meil... Nate Higgins, süsteemi mõtleja. Ja võib-olla tema juurde ma ütleksingi veel seda, et temal, Nate Higgins, kes on iseenesest, ta töötas Wall Streetil, tal oli majandusteaduste magistrikraad
Ja siis ta tegeles väga palju igasuguste naftafirmadega, nende rikkuritega, pani tähele, et nad nagu hästi ei saa aru sellest nafta fundamentaalsusest. Siis ta avastas ka selle ise, kui kohutavalt oluline on inimühiskondade elujõulusise jaoks energia ja odav energia. Eks ju see, ja kui totaalselt läbi imbunud on meie ühiskond energiast, energiasõltuvusest. Ja siis ta läks õppima tegi doktorikraadi ökoloogiaga seotud majandustes ja hakkas tegema niisugust veebikeskkonda The Great Simplification, eesti keeles suur lihtsustumine. Ja see oli tegelikult Trinokli algimpulsiks, sest ma mõtlesin, et lihtsalt panen lehe pealkirjaks samamoodi suur lihtsustumine. Aga siis hääletati see, ütleme siis, fookusgrupi poolt maha, sest kui me ütleme suur lihtsustumine, siis see hakkab assotsieeruma tagasi puuotsa liikumisega või nüüd läheb elu lihtsamaks. Aga asi on selles, et kui komplekssüsteemide mõttes toimub suur lihtsustumine, kus juures praegu on mürinal toimumas, näiteks kui rahvusvahelised tarneahelad lõigatakse läbi, siis komplekssüsteemide mõttes see tähendab lihtsustumist. Enam ei ole asi nii läbi põimitud maailmakaubandus. Aga meil siin inimestel koha peal läheb elu keerulisemaks. Selles mõttes on see suur lihtsustumine. No kas või, et asjad hakkavad maksma rohkem? Asjad hakkavad maksma rohkem, neid on kehvem kätte saada ja nii edasi, et elu läheb keerulisemaks. Ja see on üks põhjus, miks me loobusime sellest suurest lihtsustumisest, sest ta on inimlikul tasandil kontraintuitiivne on see. Elu läheb keerulisemaks, mitte lihtsamaks. See intervjuu on väga-väga huvitav, kuigi ta ei anna vastuseid, mis mind natukene häiris, mitte et nüüd peakski andma meile igale ühele ellu sellist käitumisjuhendit, aga ta räägib probleemidest, ta kirjeldab probleeme, millest peamine on see, et meil saab energia otsa ühel hetkel, odav energia saab otsa. Jah, see on hästi täpsustus, mis sa tegid nüüd just. Odav energia saab otsa ja et energia hakkab kuidagi nagu paratamatult kallinema, sest see energia tarbimine on kogu aeg nii palju kasvanud, eks ju, lihtsalt odav energia hakkab otsa saama. Ja siis on küsimus, mis nüüd saab, sest me oleme oma ühiskonnad üles ehitanud odava energia eeldusele. Ja võt see on nagu üks punkt, kus minu arust nagu Trinokkel aitab ka pakkuda lahendusi. Või lahendusi natuke pseudoeesmärkidel, et üks on see, et kuna kõik suunad näitavad sellesse, et energiahinnad tõusevad ja jäävadki tõusma vähemalt mingis 20 aasta perspektiivis, siis ei ole mõtet teha asju, mis võtavad väga palju energiat. Hiljuti just lugesin, et näiteks võtta seda näidet nüüd üldisemalt, et Viljandisse tehti veekeskus. Ma ütleks, et veekeskusi tegelikult ei ole hea teha, sest veekeskus on väga energianäljane asi. Vett tuleb soojendada. Ja vee soojendamiseks läheb väga-väga palju energiat, et siukesi asju ei tasu teha. Ja veel eriti, kui me paneme sinna demograafia juurde, eks ju, siis tegelikult neid inimesi jääb ka vähemaks, kes seal supelda tahavad. See tähendab, et sellised asjad ei ole perspektiivsed. Ja veel kolmas aspekt, mis seal juhuslik nupuk, et selle spa ehitustel kohalike inimeste kaevud jäid kuivaks, siis see on nagu, keerab veel vinti juurde, et hästi halb teha siukese asju. Ühesõnaga, hästi halb on teha asju, mis eeldavad, et maailm kasvab samamoodi, nagu ta viimased pool sajandit on võib-olla kasvanud. Võib tulla ju ka mingisuguseid pöördeid energeetikas, mis ikkagi meile annavad seda puhast ja odavat energiat nagu termotuuma. Aga see on siiski veel tulevikumuusika. Termotuumajaamaga mul on üks huvitav näide, sest kui ma olin füüsikaõpetaja, siis mul oli üks 86. aasta, sisuliselt nõukogude aja lõpu õpik, füüsika ikka ju, eriti koolifüüsika, see ei muutu sealt hea konspektiivne. Newton jääb ikka. Aga juba seal oli sees, et termotuumade energiast me olime vist seal mingi 20 aasta kaugusel. Juba toona. Ja selle kohta öeldakse isegi konstant, et see termotuuma energia on alati 10-15 aasta kaugusel. Ja siin on veel üks aspekt, mida kindlasti tasub meeles pidada. Isegi kui tuumafusioon energia saadakse kätte, ta annab ainult elektrit ja elekter on kogu tarbest umbes 20%, okei, ta võib tõusta, aga nagu üks Nate Higginsi saatekülaline Art Berman, kes on naftageoloog ja nõustab naftapuurtorne ja ütleb, või probleem on selles, et diisel on üks asi, mis on see, mida ei suudeta asendada. Traktorid, bussid, raske tööstus, kõik. Et seda on väga raske elektrifitseerida. Ja teine asi on veel see, et süsinikupõhised kipuvad olema plastikud, väetised ja betoon.
et need on sellised moodsa ühiskonna alustalad, mis on ääretult raskelt dekarboniseeritavad. Selles mõttes, et kui me siin autosid nagu nui neljaks elektrifitseerime, et see on ta nii või naa pinnavirvendus. Ta on nagu pinnavirvendus, et see on üks näide lihtsalt. Nii, aga nüüd ma saan aru, et Trinokkel tegeleb kõigepealt selle probleemi kaardistamisega, mis meil on ja see, mida me praegu rääkisime, mida me kirjeldasime, on ainult üks osa sellest laiemast probleemist. Jaa, me tarbime väga palju. Jah, see on see, millega me alustasime. Mõtlesime, et alustame kõigepealt sellisest füüsikalis, keemilis, energeetilisest, kuna seal on nagu printsiibid kõige kindlamad. Sest loomulikult selles kiires muutuvas ajas on AI, mille kohta me veel midagi ei tea, kusjuures sealt võivad tulla väga ootamatud lahendused või ootamatud probleemid, et tihti küll räägitakse, et äkki tuleb mingi singulaarsus või masinate ülemvalitsus. Aga kui me vaatame, mis tegelikult toimub, mis selle internetistumise ja sotsiaalmeediastumisega toimub, on näiteks see, et soosuhted on väga tülli läinud. Inimesed on üldse kuidagi väga tülli läinud, eks ju. Et tulevad mingid täiesti ootamatud, aga samas nii olulised psühholoogilised tõrked. Näiteks polariseerumine ja inimeste tülli minek. Ja see, et nagu demokraatia enam hästi ei toimi. Seda on näha maailma. Jah, mis on ju tegelikult infotehnoloogia arengu üks kõrvalnäht. Me ei osanud seda ette näha. Teine asi näiteks mingid plastireostused või nagu Jonathan Haidt, kellel see raamat tuli ka hiljuti välja Ärev põlvkond, kes räägib, eks ju, et kuna lapsed on nii palju nutiseadmetes ja ekraaniga, siis mitte need otseselt ei kahjusta võib-olla, aga see, mille asemel nad seda teevad, et nad enam ei suhtle näost näkku, ei jookse, ei mälla, on sellised, eks ju, kehakaaluprobleemid pluss ärevushäired, vaimse tervise probleemid, mis võtavad täiesti epideemilised mõõtmed, mis on jälle üks ootamatu kõrvalnähe ühe tehnoloogia kasutuselevõtust ja täiesti nagu ootamatu kõrvalnähe. Jah, haakuval teemal on järgmine Trinokli huvitav lugu, mis mind ka huvitas, kus on 2 endist aktivisti, kliimaaktivisti siin tegelased, Henri Holzmeier ja Karola Kivilo ja nad räägivad siin oma elust ja nad ka kirjeldavad seda oma aktivismi algust kui reaktsiooni ärevusele. Et nad olid väga ärevad, et mis meist saab, mis maailmast saab ja mulle tundus, kui ma seda lugesin, võiks kirjeldada ka kui mingisugust sidemepuudust selliste põhiväärtustega, ma võib-olla natuke liialdan, mille nad on nüüd oma elus leidnud 2 viisil, kontakt keskkonnaga ja kontakt kogukonnaga. Jaa, see on, ma leian ka, et see on väga südamlik, armas arengulugu, sest me peame arvestama ka see, et kõik inimesed arenevad, eks ju, me alustamegi gümnaasiumis võib-olla, ma enda kohta olen öelnud, et umbes siis mul tuli pilt ette, eks ju, kui ma olin seal võib-olla 18, sest näiteks 90-ndates või nõukogude ajast, kus ma olin tegelikult täitsa olemas, aga ma ei mäleta väga midagi. Eks ju, loomulikult inimesed teevad arengud ja minu arust siuke sõjakas vastanduv aktivism on, võib-olla kõlab üleolevalt, aga üks teismea loomulik võimalus avalduda või teismea negativism, eks ju, on ju ka. Oled punkar, karjud millegi peale või miks mitte siis karjuda nagu jah, aga see ärevus on minu meelest ühiskonnas ka objektiivselt vaadates tervikuna üles läinud, millest me ju intervjuud ka alustasime. Et see ei puuduta ainult noori, aga noored, kes on vastuvõtlikud, mida tundlad alles tulevad peast välja ja liiguvad. Neid mõjutab see ehk kõige rohkem õrnas eas. Aga selline ärevustase on üleüldiselt ühiskonnas väga-väga suurenenud, on siin mitte ainult kliimaärevus, vaid sõjaärevus ja majandusärevus ja koroonaärevus ja me võime seda nimekirja veel jätkata. Aga mis aitab seda alla viia, ongi minu meelest kontakt keskkonnaga. Minna loodusse, kellel on see võimalik ja ka näost näkku suhtlemine heade sõpradega. Ja kusjuures see ongi niimoodi, et teadlased on oma teooriatega see järele jõudnud. Ja kusjuures just nimelt näost näkku suhtlus, eks ju, siin aktiveeruvad peegelneuronid ja sellised asjad, kehakeele lugemine. Ja see on jälle üks, millele Haidt viitas, eks, et need nutikaamerad, need lõikavad selle ära. Ja siis inimene on natuke dualistlik loom oma ülesehituselt, et ärevuste raviks on tihti vaja mitte mõistus maha rahustada, mitte õiged laused, õiged mõtted, vaid õiged kehalised praktikad. Traumapsühholoogid on seda uurinud, et jah, tõepoolest, et võib isegi olla mitte see, et me teeme, et lahenduseks ei ole see, et me teeme ühiskonnaõpetuse tunde näiteks gümnaasiumisse juurde, vaid vastupidi, me teeme isegi pallimänge, sest see on siuke
keha tunneb, et ta on ühe meeskonnaga karjas, jookseb, teeb koostööd ja see mõjub kuidagi rahustavalt. No rahvaste pall. Jah, või koorilaul või koos laulmine, ühislaulmine, et sihukesed, kuidas keha maha rahustada, sest mõistust ei ole võimalik maha rahustada, eriti tänapäeva uudisvoos, eks ju. Et Trinokkel on kuuleht, aga kui me tahame siin välispoliitikat, siis isegi kord päevas ilmuv paberleht jääb aeglaseks. Jah, ma nüüd isegi läheksin tagasi siin peatoimetaja Veeru juurde ja ma näen siit Veerust sellist mõtet, et need päevauudised jääksid psühhiaatrite hooleks. No see on vihje jah, meie ütleme ühel pool Atlandit ja ühel pool Peipsijärve tundub vahel küll, et nende analüüsiks läheks vaja rohkem mingit psühhiaatrit või niisuguse valgustuses ikka ratsionaalsusega sa ei pääse neile ligi nende motivatsioonistikule. Eks see oleks loomulikult niisugune kujundlik torge, aga sest üks asi, kui me ju räägime, siis me alatasa teeme ettepanekuid, kuidas oleks mõistlik käituda. Võtame näiteks selle viimase aja kõige räägituma moekama suurkriisi, kliimakriisi. Tuleb ridamisi näiteid, kuidas oleks mõistlik käituda inimkonnana tervikuna, eks ju. Aga üks kõige lihtsamaid asi oleks näiteks inimkonnana tervikuna igasugune sõdimine ära lõpetada. See on ju hullumeelsus mõistuse seisukohalt. Ressursi raiskamine. Tohutu ressursi raiskamine, ebahumaanne, rõve, eks ju, inimesed tulevad kokku, tapavad, piinavad, vägistavad, kuidagi eriti barbaarne ka. See on kõige mõistusvastasem asi. Aga ometi inimesed teevad seda. Ma olen ka kuulnud teooriat, mis ütleb, et see on viis, kuidas inimeste arvukust vähendada. Mõned vandenõuteoreetikud on öelnud, et see on teadlik tegevus. No selles mõttes on sõda üsna ebaefektiivne, kui me vaatame maailma ajaloos. Ma olen ise ka toonud, et kui me võtame 20. sajandi inimkonna graafiku, selle, kus näitab, kuidas rahvaarv tõuseb, siis ei teine ega esimene maailmasõda, see pole mingit jõnksu näha, sest see on ikka nuusata. Aga rahvastik juba kuidas nüüd öelda? Rahvastiku juurde kasvu tipp on tegelikult käes, sest mõned piirkonnad ainult veel kasvavad. Ja demograafia, mille suhtes ma julgen öelda ka, on üldsus väga pime, ma mõtlen niisuguses globaalse demograafia suhtes, et Milles see pimedus seisneb? Ei saada aru, kui kiiresti ja kui järsult mõningad suured ja võtmelised ühiskonnad vananevad. Näiteks Hiina. Jah. Hiinas tööealiste elanike arv juba langeb ja kui Hiina hall tsunami jõuab kaldale, see tähendab, kui hiinlased, see tohutu hiinlaste mass, kes üldse lapsi ei saanud, sest eks oli ühe lapse poliitika. Ja Hiina suur hime oli ju seotud ka sellega, et nad võtsid pretsedenditud demograafilised dividendid välja. Eks ju? Kehtestati ühe lapse poliitika, inimesed lapsi ei saanud, neid hariti ja see tähendas, et tekkis väga suur kogus inimesi, kellel polnudki muud teha, kuna neil lapsi ei olnud ega peret eriti kui tööd rühmata. Ja seda rühmasidki tööd. Ja kui see tohutu mass jõuab nüüd pensionile, tähendab enam ei tööta, siis all neil suurt midagi ei ole. See ühiskond kukub kokku. Meil eriti head pensionit pole loota. Ei ole jah, sest ja kusjuures see on huvitav ka, et näiteks Peter Saihan, üks analüütikas mulle väga meeldib, ta on niisugune hästi reibas, aga ta ütles, et USA peaks Hiinast kindlasti oma tootmised ja asjad ära tooma, üldse maailma peaks vaatama, kuidas Hiinast sõltuvust vähendada, sest see süsteem kaua ei kesta. Et see Trump nüüd seda nii järskude kurvidega hakkas tegema, et see võttis ka Saihanil juuksed püsti. No ma ei usu, et ta Saihanist seda ei, seda kindlasti mitte. Aga nendes asjades oleks üldikult teadlikud, et Hiina ei ole kuidagi kestlik. Hiina ei ole kestlik ja näiteks need lood, et 21. sajand tuleb Hiina sajand, ei juhtu. Väga hea. Siia ma tahtsingi jõuda, et minu meelest see Trinokli mõtte, kuidas ma ütlen siis, lisaväärtus, mida ta meie mõtteloole annab, on see, kuidas meie saame olla kestlikud ja kesta läbi aegade, mida ka meie põhiseadus ütleb. Et ikkagi eesti keel, eesti rahvas, eesti kultuur kestaks läbi aegade. Ja minu meelest meil on selleks head võimalused kesta läbi aegade. Ja see arutelu foorum on siin väga kasulik. See üks asi, mida me proovimegi teha, on see, et meil oleks see tuleviku perspektiiv enam-vähem adekvaatne, sest kõik otsused, mis me praegu teeme mingis tuleviku perspektiivis paratamatult. Eks?
Rail Baltic on üks mu igipõhine vihaobjekt, kuna ma olen sellest ise nii palju sõimamisi rääkinud, siis ma võib-olla siia teda ei paneks, sest muidu ma libisen kõrvale oma objektiivsusklauslist, aga minu arust see on nagu selles mõttes hullumeelne projekt, et kui me vähegi objektiivselt ka ainult vaatame, Euroopa kahaneb ja vananeb, Eesti kahaneb ja vananeb, eks ju, see ei ole asi, mille üle rõõmustada või kurvastada, ma isiklikult kurvastan selle üle, eks ju, aga see on lihtsalt paratamatu antus, eks ju, me peame nagu sellega kohanema ja vaatama. Rõõmustama teda võime ka selle üle, et ka Venemaal läheb, meie ürgvaenlasel läheb halvasti, seal on demograafiline, noori on järjest vähem. Ja paljud ka põgenesid ära. Paljud ka põgenesid ära, jah. Aga see on nagu tore, eks ju, kuigi võib öelda, et see on siuke õel või pahatahtlik kahjurõõmus toredus, aga on, eks ju. Et me hääbume võidu, sest kui me võtame, et eks ju, meil on praegu rekordmadalad põlvkonnad, see tähendab, et 20 aasta pärast meil on ka rekordmadalad põlvkonnad, kellest võtta sõdureid. Eks ju. Okei, droonindus vist tõenäoliselt siin midagi päästab, aga me oleme kahanemise teel, et see on nagu ka keskkonnaprobleemidega, leevendusmeetodid on väga kallid, aga kui neid ei tee, siis oleme päris hädas. Demograafiaga samamoodi, kui me siin midagi ette ei võta, siis tuleb päris suur pudelikaelast läbi ronimine. Minu meelest on üks päris huvitav koht Eestis, kus me näeme, kuidas elada jätkusuutlikult ja kestlikult supilinn, kus sa ka ise elad, Tartus. Mina ei tunne loomulikult supilinna nii süvitsi, aga olles ju Tartu Ülikoolis ka käinud ja Tartu maalane, ma olen näinud supilinna arengut nüüd siis juba läbi viimase 40 aasta. Ja see on olnud hämmastav areng. Hämmastav selles mõttes, et üks agul, millest räägiti, et kohe-kohe ta lükatakse buldooseritega laiali, on muutunud kohaks, kus me näeme ka linnalises keskkonnas, et sünnib palju lapsi. Kas vist või nad tulevad sinna elama lastega? Ma mõtlesin ka, et kumb see nii on. Et minu lapsed juhuslikult sündisid seal, aga jah, lapsega pered tahavad sinna tulla, sest kusjuures see on huvitav, jah, et on küsitud, mida sa kardad või ükskord oli isegi karu eksis supilinna ära ja mu käest küsiti, üks ajakirjanik küsis, kas ma karu kardan? Ja. No ei ole, minul on täiesti selgelt on linnas on niimoodi. Kõige rohkem ma kardan on auto, eriti kui mingi hull ajab mu lapse alla või midagi sellist, siis on nii pikk tühja maad, et ma ei teagi, mis sealt järgmiselt tuleb, aga auto on hirmselgelt kõige hirmsam asi. Aga samas ma muidugi ise vajan ka autot, et lastega liigelda. Ja supilinnas vähemalt on seda autondust natuke vähem. Seal ei ole transiitliiklust väga. Jah. Ja see on nagu lastele soodus. Liikluskorralduslikult kogu see liiklusvoo tempo ikkagi väga-väga alla toodud. Jah. Erinevalt näiteks siin Tallinna sellest kesklinna lähedasest tsoonist, kus, kui me mõtleme Mustamäele suunduvaid liiklusvoogusid, seal on ikka päris kõhe lugu kohati. Jah, tegelikult laste jaoks ongi hea selline sopik, eks ju, kus sa saad küll autoga liikuda, aga sealt ei kima autod läbi või ei ole transiiti just. Aga minu jaoks on supilinna õppetund see, et vanad majad on renoveeritud, neid pole mahale muutatud ja neis on võimalik täiesti tänapäevane elu ja mitte ainult tänapäevane elu, vaid nad on midagi enamat elukeskkonnana kui need päris vahepeal moodsaks peetud majad, mida ehitati põldudele, kuna sisekliima puust majas, lubikrohvi kasutanud majas on hoopis tervislikum, niiskus temperatuur, inimene on seal palju rõõmsam, aga palju paremini on palju tervem. Ja kusjuures ka sellised asjad kuhjuvad, eks ju, mikrokliima, see ei ole nagu üldse mingi tühine asi. Võib küll öelda, et puuküttega vahel võib seal minna, aga Tartus ja Eestis on üldiselt õhk on väga hea. Ja supilinn on tõepoolest suutnud seda leida tasakaalu. Ja seal on väga hea sportimisvõimalused on seal kohe taga, aga Ja see ei tähenda, et inimesed oleks koopas. Nendes hoonetes, mis on renoveeritud, on ju kõik tänapäevased mugavused. Muidugi, koopas saab muidugi ma liian. Jah, minust nagu koopast saab tänapäeval nagu väga hästi lahti sellega, et sul on internetiga laptop, siis ongi kohe kõige moodsam kontor. Hispaanias on koobas majad, mis on täiesti arvestatav viis elada kuumenevas kliimas. Täiesti arvestatav. On, kusjuures sellest on päris huvitavaid teooriaid, et või sellised kataklüsmilised, et kui lähebki kliima liiga kuumaks, mitte meil õnneks siin Eestis, aga kus sa mujale lähedki, kui lähedki maa alla, seal on ju keldris on aasta läbi suhteliselt talutav.
kui maa peal elada ei kannata, oled maa all. Aga kui tuleme selle Supilinna kogemuse juurde nüüd tagasi, et ta on selles mõttes väga huvitav, et see asum, nagu ma näen Supilinna seltsi tegevusest, ka liidab inimesi, et seal ei ole mitte ainult keskkond, vaid on ka kogukond, millest me rääkisime. No ja mingi Supilinna tunne on kindlasti. Ja paljud on sealt ju ka niimoodi öelda kasvanud. Aga üks asi see kogukonnaga, ta on hästi levinud sõna, et tõepoolest ma mõtlen, kas interneti kogukonnad on tänapäeval võib-olla isegi domineerivamad. Aga Supilinna selts küll töötab, aga näiteks ma tunnen, et praegu mõningast ebamugavust, sest ma elan Supilinnas, aga Supilinna seltsis ma väga kaasa ei ole löönud. Mul on vabandus, mul on nii väiksed lapsed, ma praegu tõesti ei jõua mitte midagi teha muud. Erand kinnitab reeglite vastupidi, aga kui ma tulen selle sama keskkonnaaktivistide loo juurde, kes väga nauditaval ilukirjanduslikul moel seal kirjeldavad, kuidas on nad siis sisse sulandunud sellesse külaelusse, et neile toodi kohale see ratastel väikene moodulmaja, mis oli, maapind oli pehme, seal oli abi vaja ja tuli naabri käest ka tehnika, mis neid aitas. Ja et kui nad õhtul pimedas kõnnivad, nad näevad neid valgustatud aknaid külas ja mõtlevad nendele inimestele, kes seal elavad, et nad ei ole üksi, eks ole. Ja see on oluline teada. Kogukonna tunne on väga-väga tähtis tunne, et kui elada kusagil külas ja tunda oma naabreid ja teada, et võid neile loota ja ka nemad võivad sulle loota, kui on mingisugune olukord, jälgitakse kas või seda, mis toimub, et kas on mingi uks kusagil lahti või et nii-öelda silm on peal, et see naabrusvalve toimib. Ainuüksi turvalisuse mõttes on see juba oluline. Ja see on turvalisuse mõttes ja kusjuures, kui siin juba ennist Kanti sai mainitud, Kantil on ju teadupärast see jälle legendaarsed või klassikalised tähelepanekud nagu Kantil ikka, et meie eetika aluseks on meie südametunnistus ühelt poolt ja teiseks tähistaevas meie pea kohal. Aga linnas on tähistaevas ära kadunud. Just nii. Ja öötarkus. Ja see ei ole nagu ainult metafoor, mul on tunne, et see on siuke väga oluline kehastunud kogemus, et kui kaob ära see tunne, et see universum on hästi suur ja maa on hästi väike ja habras. Ja kui väikesed veel meie seal oleme. Ja kui väikesed meie oleme, et see tähistaeva, sügava tähistaeva kogemus, see on ju miski, mis on ära kadunud linnas ja valguse reostuse tõttu. Ja see on jälle üks asi, eks ju, tore küll, tulid LED-lambid ja valgustamine läks odavaks. Aga kusjuures nagu elektritarve ei kadunud sellepärast, et kõik kohad topiti LED-lampe täis, sest nüüd on need nii odavad. See on jälle üks paradoks, millele tasub Jevonsi paradoks või Evansi paradoksiks kutsutakse seda, millele tasub tähelepanu pöörata. Ja mida me trinoklina üritame koolitada. Kuidas? No selles mõttes, et mina olen paadunud pedagoog olnud alati, et niisugust ABC-d ka selgeks teha ja siis vahel peab kordama. Näiteks üks asi, mida me selles numbris palju kordame, et kuigi kõik märgid näitavad, et senine elukorraldus saab otsa, siis see ei ole veel maailma lõpp. Läheb teistmoodi edasi ja Uku Maasingul oli selline tore võte näiteks, et kui ta kirjutas seal aastal 1963 artikli, siis ta pani sinna niisuguse märkuse ja tuleb ka aasta 2063, isegi kui te seda ei usu. Ja ma arvan, et tuleb ka aasta 2125, kuigi meil on seda väga raske ette kujutada. Siin on väga huvitav tähelepanek teil Trinoklis, et võrdlesite 3 aastat 1925, 2025 ja 2125. Ja mõte oli, et need erinevused on sarnased. Tõenäoliselt, jah. Tõenäoliselt. Ja kui me mõtleme ennast aastasse 1925, mu vanaisa oli, üks oli sündinud just, eks ju siis. Ja tuleme siia, siis selle 100 aastaga on ju muutus olnud kirjeldamatu ja pöörane, ettekujutletamatu. Ja tõenäoliselt on see 2125 meile ka ikka väga raskesti ettekujutletav. Aga mingid raamid me saame siiski, loodusseadused ometi kehtivad, eks ju. Biosfäär on ikkagi üks. Et me Trinokliga üritamegi neid kõige üldisemaid raame paika saada. Raame, mille sees toimuvad need etteennustamatud muutused. Eks ju. Sest ja see tähendab, ja kusjuures see raamistik kirjutab ette meile ka teatava apoliitilisuse, sest me ei tea, tõesti ei tea, mis poliitilised tuuled siin puhuma hakkavad. Me ei tea, kas on võimul aastal 2125 või kas üldse on võimul. Võib-olla on kogu see struktuur, ümberkujunenud võimustruktuur. Näiteks Putin on kõigi loodusseaduste järgi surelik. See tähendab, nii minu kui sinu oodatavasse elu ikka mahub Putini surm. Mis pärast seda saab? Kes seda teab?
Tõenäoliselt midagi väga pöördelist või põnetavat. Aga nüüd, jah. Semiootikast rääkides, Juri Lotmanil on ju väga tuntud raamat see Kultuur ja plahvatus, kus ta kasutab bifurkatsiooni mõistet, mille kohta võib öelda ka lihtsalt teravikule asetatud muna, see on ebastabiilne olek, eks ju. Me teame, et ta kindlasti ei püsi seal teraviku peal, aga kuhu suunda ta kukub, võt seda me ei tea. Tema kirjeldas seda, eks ju, inspireeritud 90-ndatest, Eesti 90-ndatest. Kultuuril on niisugune ebastabiilne olek, mis kindlasti lõpeb, kuhugi ta läheb, need on täiesti kindlad. Olek on ebastabiilne, kindlasti kuhugi läheb, aga kuhu läheb, võt ei tea. No ta nägi tõesti 90-ndate algust, aga mis järgnes ja kuhu poole see muna kukkus, seda ta enam ei näinud. Seda ta enam ei näinud. Kas ta oleks rahul sellega? Ma arvan, et ikka, jah. No. Meil ei ole ju üldsegi kõige hullemini läinud. Ei, no oleks saanud ikka väga palju hullemini minna. Ja võrdleme Moldova olukorraga või kui ma mõtlen saatuskaaslaste peale Nõukogude Liidust. Jah, ei, loomulikult ma arvan, et meil oli vedamist. Mingitele piirkondadele, et Eestil ei ole läinud väga halvasti. Jah. Ma ise olen vahel mõelnud niimoodi, et siukest mõtet, et tuleb välja, et ma sündisin kuidagi väga õigel ajal selles mõttes, et ma olen 82 sündinud, eks ju, see tähendab, et need kõige hullemad 90-ndad. Siis ma olin nagu lapsukene, eks ju. Ma pääsesin nendest oma vanemate selja taga maal elades. Ja pilt tuli ette, siis oli juba nagu olukord enam-vähem normaalne. Eks ju, 2000 oli, kui 2000 gümnaasiumi lõpetasin, siis oli nagu Eesti Vabariik enam-vähem juba stabiilne ja kõik läks hästi. Mida meil semiootikast veel oleks õppida, et meie elu oleks, see muna näide ja Lotmani näide, see oli väga huvitav, et mida meil veel semiootikast oleks õppida, et me saaksime oma elu hoida normaalsuses? No see semiotikas on mõningad sünged tõed on seal sees. Näiteks Juri Lotmani semiotikas, kultuurisemiotikas on oma ja võõra eristus on mudelis sees. Ta ütleb, et oma ja võõra eristus on kultuuriline universaal. Alati tehakse, inimgrupid jaotatakse omadeks ja võõrasteks, kus juures omadele on üks eetika, võõrastele teine eetika. No nagu Kärbeste jumal juba Goldingil. Ja, paratamatu, grupp jagunes 2. No me võime öelda, eks ju, et Jeesus üritas selle vastu mässata, ütles, et armasta iseennast nagu oma ligimest, aga see ei tule välja, kuidagi ei tule välja, see on nagu nii ebaloomulik. See on üks asi. Ja teine asi on muidugi see, et märgid on tähtsad. Et märgid on tähtsad. Võime kiruda seda, et kulge, see on kõigest märk. Pronksõdur hea näide. See on ju märk. See on märk, see on mälestusmärk. Aga see on Eesti taasiseseisvusaegselt kõige suurem mäsu märgi pärast. Võiks öelda tobe, kulge, see on ju märk. Aga siin semiootikud äkki aitavad märki ümber mõtestada. Nad aitavad võib-olla märki ümber mõtestada, aga nad inimloomust ei muuda. Inimesed ikka kaklevad märgi pärast. Või me võime loota, et kui me oleme teadlikumad nendest, kui me oleme teadlikumad inimeste võimest. Mis me selle Tehumardi sambaga peaks tegema? Semiootilisest vaatevinklist. Semiootik võiks öelda alati, jah, nagu seal on ka nõu antud, et tähistame ümber, võtame sealt mingid sümbolid maha. Võib teha, kui ma seda janti natuke kuulasin, tegelikult minu nõuanne oleks, et kuulge, ärme raiske selle peale nii palju energiat. Eks ju, et ma vaatasin seal, kus igasugused ekspertiisid ja ma ei tea, tegelikult see on võib-olla ei ole ilus öelda, et kui ma oleks kohalik, see on vist üleskutse vandalismile, kui ma ütlen, et võtke, mida sa täidad seda 10 formulaari, mine, võta haamer, võta toksi ära need. Aga seda vist ei tohi, ma ütlen lahti sellest soovitusest. Ja, ei, see oli ainult nagu mõtteuide. See on mõtteuide, ma ei kutsu üles. Ei kutsu üles tegudele. Jah, aga mind nagu frustreerib seal, et kui palju energiat raisatakse jälle ühe märgi peale. Sihuke trall käib ühe märgi pärast. Uus trinokkel tuleb mitte väga kauge aja pärast. Ta tuleb nüüd juba 26 aprill ja seal on juba uued lood, kui nüüd väikest reklaami teha. Ja seal on uued lood. Nii internetist kui paberist. Nii internetist kui paberil. Suur lugu on Karin Krupiga, kes on Kopli 93. See on vist mingi kogukonnakeskus või siuke asi. Ja väga tark inimene räägib, kuidas tema jõudis, kuidas temast toimus siuke maailmapildiline areng. Seal on Richard Heinberg räägib viimasest topeldumisest. See on siuke biofüüsikaline tutvustav artikkel jälle inimkonna olukorrast, et me alguses proovime siukest biofüüsikaline baas inimestele selgeks teha. Füüsikaõpetajana ma tean, seda ei saa kunagi liiga palju olla.
ja palju muud. Me üritame igasse loosse panna ka midagi kergemat. Näiteks siin on 2 abiturienti, eks ju. Ei pea olema niimoodi, et igasugused doktori... mööduv mood, vaid vajadus. Ja ma sain sealt teada, et on selline asi nagu haul, mingi värk, kus TikTokis noored propageerivad kiirmoode ja siis teised hakkasid vastu. Ma ei teadnudki, et see asi on olemas nagu haul. Lõpetuseks, kas te olete mõelnud ka mingi foorumi tekitamisele, et paratamatult kõik need lood, mida te avaldate, tekitavad mõtteid, keegi tahab vastu vaielda, keegi tahab toetada. Kirjutagu Postimehe arvamustoimetusele näiteks. Väga hea. Või meile. Väga hea. Võtame head lood alati tänades vastu, seda ma võin kinnitada. Ja. Aga jõudu ja jaksu, Mihkel. Aitäh. Palju tänu selle meeldiva vestluse eest. Sulle ka. Jah. Nii et nagu te äsja kuulsite, siin täiesti spontaanselt kõlanud üleskutset, kui teid miski rõõmustab või häirib, kirjutage. Kirjutage Trinoklisse, kirjutage Postimehe arvamustoimetusele lugusid. Meil ruumi veebis ehk rohkem kui paberis on. Kohtumiseni nädala pärast. Olge terved.